Kui lemmikul on kõht täis, tasub ka tema hambad puhtaks teha ja loomulikult on lemmiklooma maailmas selleks kõikvõimalikke abivahendeid ja nippe jagada. Tere, Karoliine! No, me teame, et lemmiklooma hammaste eest hoolitsemine on sama oluline kui enda hammaste eest hoolitsemine, aga milliseid põnevaid vidinaid ja abivahendeid selleks välja mõeldud on? Tere, Heidi! Hammaste hooldamiseks on väga palju erinevaid vahendeid. Et kui me juba alustame üleüldiselt sellistest hambahooldussarjast, kui siis ka on olemas erinevad maiused, toidud, et kõik millega siis saab neid hambaid hooldada. Kui me räägime hammaste hooldusvahenditest konkreetselt, siis Vets-Bestil on selline väga lai tootesari. Seal on siis nii hambaharjad kui ka hambahoolduse erinevad spreid, erinevad pulbrid, kõik asjad. No, milline näeb välja üks lemmikloomale mõeldud hambahari? Hambahari on ka kahte tüüpi, et on olemas siis selline varrega hambahari nagu klassikaline nagu inimeste oma, aga Vets-Bestil on see hästi põnev, kuna tal on see ots on siis siuke kolmesuunaline, et siis just see kolm suunda aitab seda hammast siis igast suunast harjata. Et kui me võtame sellise klassikalise hambaharja, siis me nühime võib-olla ainult ühelt küljelt või siis vastavalt sellele, kuidas siis oma sõrme liigutad. Aga see hari pääseb siis ligi ka kõigele nendele äärmistele külgedele, mille puhastamine on eriti oluline, sest just probleemid tekivadki nendest, kuhu muidu ligi ei pääse. No kui ma vaatan selle hambaharja välispindaga, seal on mingisugused joonekesed peal, vaevalt, et needki ilma asjata on? Jaa, et need joonekesed siis on sellel konkreetsel harjal on siis sellised plastmassist, aga et näiteks kui me vaatame ka neid näpuotsa kummiharju, siis seal on sellised kidakesed, et nendega siis saab samamoodi igemeid masseerida kui ka need põseküljed, et kõik see, kogu see bakteriaalne keskkond sealt ja kogu see hambakatte ära eemaldada. Mis on üldse lemmikloomade kõige sagedasemad hambamured? No kõik saab alguse sellest, et kui hambakatt koguneb koera hammastele ja kui seda piisava regulaarsusega maha ei harjata, siis hakkab sellest moodustama juba bakteriaalsel teel ka hambakivi. Ehk siis need mineraalsoolad ja kõik see bakteriaalsed happed siis moodustavad selle kivi, mis hakkab ladestuma. Ja tegelikult see hambakivi põletikku ei tekita, aga kuna see on selline kare pind ja siis sinna saavad hakata need bakterid kogunema, siis sellest omakorda tekivad periodontaalhaigused, ehk siis mis kaasnevad nii igemeid kui ka hambaid, tekivad põletikud, igemepõletikud, hammaste põletikud ja see võib kõik väga halvasti lõppeda. Vets-Bestil, nagu me rääkisime hambaharjadest juba rääkisime, et siis on olemas ka selline näpuotsahari, see on selline kummist siis ja selle näpuotsaharja peale või siis tavalise hambapere saab siis kanda hambakeeli. See hambakeel on siis põhimõtteliselt nagu hambapasta, aga konkreetselt just loomadele spetsiaalselt välja töötatud, ehk siis ta ei sisalda erinevaid selliseid aineid, mis muidu näiteks fluoriinid või mida inimeste hambapastad sisaldavad. Ja lisaks on siis olemas selline hambasprei. Hambasprei eripära on see, et ta sisaldab ensüüme ja seda spreid siis saab samamoodi kanda ka siis sõrmele või siis otse juba koerahammastele. Lisaks on siis olemas ka sellised hambapuhastuslapid ja need on väga mugavad kasutada, kuna on ühekordsed ja selle saab lihtsasti panna siis sõrme otsa ja siis vastavalt täpselt selle nurga alt, kus sa soovid oma koerahambaid puhastada. Ja siis need lapid omakorda on siis immutatud ka selliste komponentidega, et seal on ka erinevad looduslikud õlid ja näiteks ka kreibi ekstrakt ja sellised piparmindiõlid. Me kõik teame, et nii kui sünnib laps ja tal tulevad hambad suhu, tegelikult tuleb nende hammastega tegelema hakata, et kuidas nüüd lemmikloomaga lood on? Lemmikloomade puhul samamoodi tegelikult on see hammastehooldus juba mida varasemast alates peale alustada, seda parem. Et kutsikatele näiteks võib ka sellist mängulisust komponenti selle hambapuhastusega sisse tuua. Et näiteks on olemas siis sellised kiulised pallid või on ka kummist erinevad mänguasjad ja näiteks selle puuvillakiu selle peale saab siis piserdada omakorda sellist hambaspreid ja sellega siis koer saab mängida ja lisaks siis ka neid igemeid ja seda hammaste kasvamisega kaasnevat sellist valu ja ebamugavustunnet leevendada. Ja tegelikult juba on hästi oluline just nooremast peast alustada, sest isegi kuskil 80% kuni 3-aastaseks saanud loomadest juba kogevad erinevaid hamba- ja suuõõnehaiguseid. Et seetõttu on see hammastehooldus juba kutsikast peale kogu terve elu väga oluline regulaarselt. No tegelikult kõik lemmiklooma puhul saab alguse erinevatest bakteritest ja hooldada tuleb vist lemmiklooma ikkagi algusest peale juba natukene rohkem kui ainult hambad. Ja, et võime ka rääkida siis silmade hooldusest, kõrvade hooldusest, et kui tegelikult silmade hooldus, et niimoodi segust regulaarsust silmade hooldust üldiselt loomal vaja ei ole. Aga kui meil on näiteks valge karvaga koer või siis on erinevad tõud, näiteks ühininalised või pärsiakassed, siis nendel koguneb seda rähma rohkem, et siis on Vets-Bestil olemas sellised silmapuhastuslapid ja nendega saab siis väga efektiivselt selle rähma ja kogu selle mustuse sealt ära eemaldada. Et nendega otseselt silma nüüd niimoodi
niimoodi puhastama ei pea, aga just seda silmaümbrust ja karva. Ja kui me räägime kõrvahooldusest, siis kõrvahooldus samamoodi, et tegelikult seal on kuldreegel, et nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Ehk siis mitmed, näiteks kui on koertel allergiad või kasside puhul siis eriti parasiidid, siis sinna kõrva hakkab kogunema sellist rohkem vaiku ja selleks on siis olemas Vets-Bestil sellised mugavad lapid, mille sa saad sõrme otsa panna ja sellega siis ilusti selle liigse vaigu ära eemaldada. Aga põhimõtteliselt see lapp on ikkagi selline väline eemaldamine, et kui on juba mingi tõsisem probleem, siis tuleb tegeleda selle algprobleemiga ja minna ikkagi veterinaari vastuvõtule. Täpselt sama on ka tegelikult hambahooldusega, et millal ma nüüd tegelikult saan hakkama selliste käsimüügivahenditega, millal ma pean minema oma lemmikuga hambaarsti juurde? Põhimõtteliselt selline regulaarne hooldus on vaja igal koeral ja kassil samamoodi, et aga tegelikult, kui sellel koeral juba on näha, et on hakanud mingi liigne ilavool tulema või on ka igemed punetavad või juba nähtavalt sellist hambakivi, mis reaalselt ei tule selle lapi või mingi harjakesega sealt nühkides ära, et siis kindlasti tuleb pöörduda veterinaari juurde ja nemad siis eemaldavad selle hambakivi juba narkoosis ja juba selliste erinevate mehhanismidega. Kui sagedasti ma peaksin oma koera hambaid pesema? Selle kohta on ka sellised mitmesugused arvamused, et ma ütleks, et vähemalt kord nädalas peaks küll neid hambaid harjama, et kui me hambaid ja suu hooldame, et siis kindlasti võiks valida ühe sellise mehhanismi, kuidas sa seda hooldad, et ei ole sihuke, et erinevalt mingid 7 toodet nüüd korraga kasutad, aga selline klassikaline hambaäri, hambakeel või hambapasta, et kindlasti kõik leiavad enda lemmikule sobiva variandi.